kõrvaluks on lahti, vaadatakse, kes käib sisse, kes käib välja ja teeme. Teeks siis kiiremini, neil on vaja siin kujundada otsused, et see on seotud selle, nagu ma kirjutasin juba selle natuke meie maine küsimusega, kuna elanikud on mures ja nad on minu poolega eraldi pöördunud. Me oleme siin jõudnud järeldusel, me oleme ainukene revisjoni organ selles mõttes sisuliselt sisekontroll allub linna peale ja teeb enamasti seda, mida ta ütleb, et sellest tulenevalt et kuna me oleme tuvastanud selle juba, et me peame mingisuguse seisukoha võtma. Eriti nendes olukordades, kus linn võib saada olulist kahju, see on siis meie enda maksudest tulenevalt. Linn on saanud seni juba 100 000 selle lähiaja ehk siis aasta jooksul kaotatud kohtulahingutest ja nüüd on, siin on mitu kohtuasja ilmselt tulemas, sellepärast, et näha on sellist suhtumist, et midagi vähemalt praktika on kuidagi selline, et volikogu päevakord ja kõik muud, et ilmselt mingisuguseid järeldusi ei tehta, et millisest punktist me räägime praegu? Nii esimesest punktist, teisest punktist, 4. punktist. Võtame ükshaaval. Alustame siis esimesest. Et kõigepealt see, mis me juba siin oleme läbi rääkinud, mis puudutab siis üle kogukonna arvamusi, ma olen siin mitme inimesega suhelnud, küsinud üle, et milles probleem on. Planeerimiskomisjonist käis ta läbi, sa vist olid ka seal, aga sa vist... Lõpuni ei olnud, ma seda ei jõudnud kuulata. Ma lihtsalt korra, kui mina läksin sinna, siis ma vaatasin, et sa olid, aga võib-olla sa läksid siis ära. Meie linnas on ju sellised lood, et volinikel puudub võimalus tasuta parkimiseks ja kui mul aeg saab täis, siis ma pean lahkuma. Kusjuures ma muudatusettepanek... Ma ei saagi oma tööga tegeleda, mis on täiesti ebaseaduslik tegevus. Aga see on selles mõttes huvitav, jah? Et ma tahtsin ju muudatusettepanekut teha, aga see on üks teine teema, et volikogu... Takistada volinikul töö tegemist. Et ma usun, te olete tutvunud sellega, mida see üle Selt saatis ja seal on nagu see probleem, et siin on üks volikogu liige, küll endine, ta praegu vist ei ole, on ka teinud järelpärimise siis selle planeerimisseaduse kohaldamise osas, millest oli juttu ka planeerimiskomisjonis nüüd, mis ilmselt viitab ka Riigikohtu lahendile. See on seotud meie siin lähedal Paikuse, selle kunagi mäletate Paikuse ringrada teemaga. See Paikuse ringraja teema oli seotud sellega, et seal võeti ka kaalutlusõiguse alusel siis vastu otsus, mida linnavolikokku ei toodud. Loodeti see nagu volinikest nagu kõrvale juhtida ja sellega kogukond läks kohtusse ja võitis selle. Läks Riigikohtuni välja ja kuna see on selline pretsedent, siis ilmselt 89% on see nagu võidu tõenäosus kogukonnal. Et kui Pärnu sellest järeldust ei tee, et... Millest sa räägid praegu? Mida praegu? Ei, mis kordi Riigikohtu otsus? Mis asi see on? See on päevakorra esimene punkt. Mis asi see Riigikohtu otsus on? See Riigikohtu otsus on pretsedent, mis näitab, et nende... Millal see tehtud on? Miks ma pean teadma sihukest asja? See on seotud pretsedendiga. Kui nad lähevad kohtusse, siis nad tõenäoliselt võidavad selle. Selles asi ongi ju. Linn saab jällegi... Kus sa selle võitsid? Ma ei ole sihukest asja näinud varem. No kohtu otsus, see on Paikuse vallavolik. Ma nagu iga päev pean käima kohtu otsuseid sorvamas, et sinu mõttemaailma ei no ma räägin... Ma ei ole sellega tutvunud, me ei saa sellega praegu... Ei, ma saatsin selle. Selle sa saatsid, selle on saatnud? Jaa, aga siin on viidatud Riigikohtu otsusele. Asja? Ja Riigikohtu otsus samadel alustel tegelikult mõistis linna süüd ja linn kaotas kohtu. Mõistate. Ja sellest tulenevalt ma teen ettepaneku, et me toetaksime seda... Mida me toetame üldse? Seda, mida Üle Selt soovib. Sellepärast, et Üle Selt soovib, et ta tuleks volikokku. Mida ta ka planeerimiskomisjonis. Küsin su käest niimoodi nüüd. Nii. Niimoodi nüüd. Võtame siit lahti siis. Meil revisjonikomisjonil on õigus kontrollida ja hinnata linnavalitsuse, linnavalitsuse hallatavate asutuste või Pärnu linna valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkus, otstarbekust ja tulemuslikkus
milline osa selle praegu kehtib sellest? See puudutab linnaelanikke ja meie Pärnu linna mainet. Revisjonikomisjonil on õigus kontrollida ja hinnata, aga mitte mingit suvalisi kirju. Ära hakka segama praegu, see ei puutu asjasse praegu. See ei puutu meie töösse. See on meie töö ülesanne. Ma saan aru, et see on planeerimiskomisjonis ju käinud. Ta on planeerimiskomisjonis käinud ja seal on... Aga kui see on ebaseaduslik ja on planeerimiskomisjon käis, siis see ongi ju meie asi ju... Kas planeerimiskomisjon või volikogu on pannud oma mingi selle arvamuse paika? Meie peame kujundama seisukoha, sellepärast, et linn saab järjekordse kahju. Meie asi on kontrollida tagant järgi, mitte teha ennetavast tööd. Ma teen siis ettepaneku, et hääletame. Seal tagant järgi seal ei ole, seal on kontrollida. Aga see ei tähenda tagant järgi ja hinnata. Me võime käesoleval ajal linnavalitsuses kõik dokumente, mis siin ringlevad, kõiki neid ka kontrollida ja hinnata. Ja kuna see on komisjonis käinud, see on linnavalitsusest läbi käinud dokument, siis me saame seda juba ju kontrollida ja hinnata. Ja mida me kontrollime ja hindame praegu? Selle seaduslikkust, nii nagu kirjas on, siin on viidatud, et see on ebaseaduslik ja meie ja peaks jõudma volikokku, ma saan aru. See on Riigikohtu lahend, mis aga oota, mis see volikogu siis rohkem saaks otsustada? Ta nii läheb volikokku, ei lähe? Ei lähe, nad ei taha, nad teevad seda seadust rikkudes praeguse seisukoha, eks planeerimisseaduse järgi on seal üks tingimus, mis võimaldab ühte planeeringu objekti viia ilma volikokkus arutamata kaalutlusõiguse alusel siis linnavalitsus otsusega. Võtta vastu see üldplaneering. Aga seal neid alasid vist oli 3 või 4, mis tähendab seda, et seda seadus otseselt ei luba. Nii nagu oli ka seal paiku seal. Ja kui nemad lähevad nüüd kohtusse, siis see on otsene, kuna on pretsedent. Sellest ma sain kõik aru. Aga nüüd, kui me läheme volikogu on täna selline, nagu ta on, ta teeb ju otsuse ikkagi nii, nagu on koalitsiooni nõukogus kokku lepitud ja kui see on ebaseaduslik, nad teevad ikka selle otsuse ära. Aga me saame debatti tuua, see on see, et ta on vähemalt siis seaduslik. Ta on volikogust läbi käinud, on toodud välja probleemid, praegu ta jäi planeerimiskomisjoni olukorda, kus isegi ei protokollitud eri arvamusi. Et seal on nagu see probleem, et me peame teha ikkagi otsuse, et esimene punkt 1 viia seadusega kooskõlla ja siis viia volikokku. Jaa, aga seadusega me võime teha 2 ettepanekut, et viia, aga seadusega kooskõlla viimine tähendabki, et ta peab detailplaneeringuna volikokku. Ma palus kõigepealt linnavalitsuse ja komisjoni mingit seisukohta, mida me hindame praegu sinna. Meie kujundame hinnangut. Meil ei ole õigust kujundada midagi, meil on õigus kontrollida ja hinnata linnavalitsuse näita mulle palun seda linnavalitsuse otsust. Ei, me ei tea linnavalitsuse otsust. See linnavalitsuse otsus on praegu tagasi lükata. Me linnavalitsuse otsuseid ei hinda, linnavalitsuse tööd kontrollida ja hinnata linnavalitsuse otstarbekus ja tulemuslikkus. Meil ei ole linnavalitsuse otsust sinna, mida ei pea otsust olema. Kui linnavalitsus on esitanud selle ju komisjoni, siis see on ju linnavalitsus läbi käinud. Ja seal on otsus ju, miks ta ei pea olema otsus. Ja mitte linnavalitsus. See ongi juba otsus, kui nad lasevad, linnavalitsus laseb läbi komisjoni, siis nad ongi oma otsuse andnud juba. Ehk nad on oma heakskiidu andnud. Just. Heakskiidu, et komisjon arutleb. Ja me peame seisukoha. Ja nad andsid ka hinnangu, et mitte volikokku saata. Kus on komisjoni hinnang sellele asjale? Me praegu annamegi selle hinnangu. Meie ei ole planeerimiskomisjon. Ei, me oleme revisjonikomisjon. Me anname linnavalitsuse tööle hinnangu. Sa oled jätkuvalt revisjonikomisjoni liige. Kes on juhtivkomisjon selles teemas? Kus on nende see ei puutu praegu asjasse, me oleme revisjonikomisjon. Aga miks meie ei või hinnangu? Me võime absoluutselt... See ei ole meie tööd, sõbrad, saad aru. Ma teen ettepaneku, meil ei ole mõtet vaielda. Kõigil pane hääletamisele. Ma teen paneme hääletamisele, et ettepanek on selle viia seadusega kooskõlla ja tuua antud detailplaneering siis otsusena linnavolikokku. Mis asi viia seadusega kooskõlla? See Janseni 44 planeering, mis praegu on kaalutlusõiguse alusel linnavalitsuse poolt otsustatud, kui sa sellega tutvusid. Teeks 2 otsust ikkagi. No teekski 2. Viia vastu seadusega, et punkt 2 alles siis viia volikokku. Jah, aga see on üks ja sama asi. Ei ole. Tegelikult ei ole. Selles mõttes siin... Tegelikult ei ole. Pane nad 2 eraldi. Ära pane need... No okei. No hääletame, et kõigepealt... Punkt 1. Punkt 1. Viia Janseni 44... planeering siis seadusega vastuolu, planeeringu seadusega vastavusse, jah. Kes on selle poolt?
palun nüüd panna kirja. Mina, Olav Karolin, näen, et see ei ole revisjonikomisjoni ülesanne ja mina sellest arutust osa. Ei, jah, selles mõttes, et mul on õigus oma arvamus. Jaa, aga praegu on hääletus. Et 2 poolt. Ma tahan, oleks protokollitud, et minu jaoks ei ole meie töö pool. Ei, me hääletasime. Ma arvan, see on kirjas. Jaa, hääletas. Küsitakse, miks ei, me hääletasime poolt. Kes on vastu? Mina vastu. Nii, Olav Karolin on vastu. Ei, ma ei ole vastu. Ma olen täiesti, ma ei hääleta lihtsalt. See ei ole meie töö pool. Selge. Olav Karolin taandab ennast hääletada. Ei, ma ei taanda. Ma lihtsalt ei oma seisukohta, see ei ole meie asi seda teha. Siin ära topi mul sõnu suhu. Paneme teise hääletamisele. Okei, ja teine on see, et tuua siis antud detailplaneering, nii nagu planeerimisseadus seda näeb, volikokku arutusele. Ja. Kes on poolt? 2 on poolt. Olav Karolin arvab, see ei ole revisjonikomisjoni üle. No see ei ole hääletust, et Olav Karolin siis ei hääleta. Suva, mida sina arvad? Ei no, Olav Karolin segab samal ajal. Ja segan ja söön ja segan kaasõpilasi. Jah, no. Nii, võtame päevakorra. Järgmine. Nii, et järgmine on kaitsetööstuse eriplaneering. See on keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruanne ja see on arvamuse kujundamine. See tuleb nüüd ka linnavolikokku ja kuna ma olen suhtlenud nende esitajatega, seal on olulised nii-öelda vead, mis puudutavad nüüd Pärnu linna nii-öelda elanikkonna sellist elukeskkonna tulevikku. Et kuna ta on arvamuse andmine volikogus, siis ka revisjonikomisjonil palutakse hinnangut. Kes palub? See on MTÜ, Päraküla selts vist oli, jah, Päraküla selts MTÜ. Ja ma küsin niimoodi, et kui on ja MTÜ... Ma lõpetan ära, et kogu see tegevus... nii ladu kui ka tööstus, mis on kavandatud siis Männiku jõe valgalale, mis toitub sellest, Männiku jõgi toitub sellest valgalast, et see valik ei ole nagu põhjendatud, sellepärast et valitud ala on kõige keskkonna nii-öelda ohtlikum ja puudutab inimeste elukeskkonda lähemalt. Keskkonnatundlikum. No ta on, ma lähtun sellest kirjast praegu, mis ta mulle saatis. Et see kogu see tegevus, seal on palju asju selles planeeringus või selles kaitsetööstuse eriplaneeringu aruandes välja jäetud, näiteks nii-öelda lõhkamised, seal on avalõhkamised nädalas 2 korda, seal on toodud mingi aastas 3-4 korda, mis vead on seal sees. Siis on avapõletamine, mis on keskkonnale väga kahjulik, et mujal riikides on see keelatud ja USA's tehakse seda sisetingimustes. See on selline väga mürgine lõhkeaine nagu RDX vist oli. TNT-ga on tehtud katsed, aga tegelikult oli RDX. No vahet pole. Vibratsioon oli ka, et see oli paugud, võeti paukude tegemisel arvestati 24 tunni keskmist. Aga tegelikult tehakse paugu mõju on ju sel hetkel, kui plahvatus käib, eks. Et seal on sellised vead sees, mida on nüüd see sama MTÜ välja toob. Siis, et kogu see tegevus, avapõletamine, keemiatööstuse heited on väga suur oht toidujulgeolekul. See leviala on kuni 100 kilomeetrit ja eriti niiskust, kui on niiskilm. Meil on enamasti ongi selline õhuniiskus hästi suur. Et seda see töö puudutab nüüd Pärnu maakonna ja Pärnu maakonna külje lähestel olevat köögiviljade kasvatajaid, loomakasvatajaid, linnukasvatajaid ja see on see toit, mida me ka siit silmast turult ostame, et kui see nagu realiseerub lõpuks. Ja et see antud juhul sobib kinnistes tingimustes ja enamasti nendistele sellistesse piirkondadesse, kus juba on keskkond rikutud. Näiteks siin oli valik kiviõli, kus elanikud isegi olid sellega nõus, aga ainult kinnises oludes, aga mingil põhjusel valiti ikkagi see Pärnu piirkond. Et räägib, aruandes on ka toodud välja, et õsku on karmid nõuded, aga reaalsus on midagi muud. Ja enamasti ka see, et tegelikult need töökohad ei ole päris kindlad, see on välisettevõtted, kellelt siis kohalik riik niikuinii. Ja põhiline on ka muidugi reovesi, mis maasse immutatakse. Välisettevõtted ei pruugi nüüd põhjavee seda nii-öelda siis seda saastet, mis võib levida kogu sellele valgalale ja võib tegelikult oluliselt kahjustada seda keskkonda, kus need inimesed elavad. Ma lõpetasin. Ma lõpetasin, jah. Väga hästi.
alustame. Päraküla seltsis, kas meil on mõni ekspert seal, kes saab panna allkirja alla? Nad on väga põhjaliku töö teinud, jah, ma seal tutvusin. Ma küsisin, kas meil on mõni ekspert seal? Kas no, tead, nad kes seal on? Meie ei pea ekspertide lähtuma sellest, see on nende elu, see on nende kodu. Okay. Inimesel on õigus kaitsta oma kodukeskkonda. Eriti, kus on nende kasu. Küsin nii, kui üks MTÜ on otsuse vastu võtnud, sinu filmis. Kuula, MTÜ on võtnud vastu otsuse, et siin on mingisugused ohtlikud asjad ja ilma tõendusmaterjali esitamata, nad isegi ei tea, kuidas see lõhkab lõpuks käima hakkab, võib-olla tehaksegi bunkermaasse. Nemad on, aga nad ei ole nii. Kas sinu jaoks see, kui mingi MTÜ võtab otsuse vastu, kas see on A ja O, me peame sellest lähtuma? Ma küsiksin ennem, kui me läheme aruteluga edasi, kas Olav Karolin on selle antud teemaga nõus, et see on revisjoni teema või küsib siin niisama tühja? Ei, ma küsin niisama tühja. Aga siis ta ei puutu asjasse praegu. Absoluutselt, sinna ma tahtsingi jõuda, et kui sa teatasid meile, et need teemad ei ole nagu sobilikud, mida sa nagu segad vahele? Ei, no nüüd sa järsku oled, aga siis palun jääme teemasse. Ma olen teemas praegu, ütle mulle, kas kui MTÜ, täiesti suvalise nimega MTÜ. Ta ei ole suvaline, see on nende kodu, see on kogukond. Millal see asutud on see MTÜ? Seda ma ei oska öelda, nemad tegid ette. Ära laske üldse sinna, kuhu ta tahab jõuda. Meil on teema, me kas toetame seda ettepanekut, ma sõnastaksin nüüd ära ettepaneku ja paneks selle hääletamise. Ma ei arutaks kellegi vanaema, ei sa ei peagi selle vastust saama. Sul ei ole siin täna kedagi, kes sul peaks vastama sinu rumalatele küsimustele. Sa esiteks ei saa aru, kas need on meie teemad või ei ole, siis sa hakkad lihtsalt plärtsuma vahele. Kui sa lubasid mitte tulla ja kirjutasid meile, et need ei ole teemad ja sa ei tule kohale ja sa tuled ja hakkad lihtsalt segama. Mina paluks, kuna meil on aeg surub peale, meil on teema ja ma palun sõnastada ettepanek. Ma veel protokollin ära selle, et esitasin küsimused revisjonikomisjoni esimehele, keeldub vastamast. Mida see ei vasta ju tõsi. Ma küsisin konkreetselt, kas ühe MTÜ arvamus on A ja O, millest tuleb lähtuda ilma eksperti kuulamata. Ebakompetentne. Kohe me protokollime ära, kuidas Olav Karolin teatas, need ei ole meie teemad ja ta ei tule siia arutelule. Absoluutselt, see tulekski panna sinna. Vange. Ja tegeleks ainult teemade ja otsustega, me ei lähe mingi MTÜ hingeellu. Oota, kuidas see saada otsustada, kui isegi arutada? Ei, me peame seda selles mõttes... MTÜ. Nii. Suvaline Päraküla selts. Ma ei hakka sul mingi töötaja käekotist ega tema MTÜ kuuluvusest rääkima või milleski muud. Me räägime sellest, kas me toetame seda ettepanekut või ei toeta. Miks see meie asi on toetada? See on revisjonikomisjon. Just, sinna selle sa ütlesid juba välja. Nii, kõik. Selle me protokolli määra. Sina väidad, et see ei ole revisjonikomisjon. Sa ise teatasid, et sa ei tule ja need ei ole meie teema. Ma teadsin, ma ei hääleta praegu selle poolt ega vastu. Siis ära sega vahele. Sa valetad. Kohe võtame välja. Võta, ma võin sulle ette lugeda selle. Ma ütlesin, et tegin ettepaneku eile, et ärme raiska rahva raha. Millist raha? Saate palka ju? Sa ise väitsid, et palka me ei saa. No tasu, mis iganes. Sa ise ütlesid, et see on täistööaeg ja sina ei taha sellega tegeleda. Mis asi on täistööaeg? Mis asi on täistööaeg? Mida sa sukerdad? Sa kirjutasid ise. Mille ma kirjutan täistööaeg? Kus kohad? Sina ei taha kaasa lüüa, kuna see on nii raske töö sul. Kus kohad? Näita mulle seda. Siis ise kirjutasid selle. Davai, näita, nii, ma võtta selle kirja. Suu kinni, kurat, kui sa hakkab süüdistama, siis kurat, ole vait vahel. Ei, ära sega vahele praegu. Kurat, nagu ma rääkisin ära tead kellega, Valmariga. Sinu kuradi erakond isegi ei tea, mis on kuradi punktid siin on praegu. Mida sa teed siin? See ei puutu üldse asjasse. Ei puutu asjasse. Tegeleme siin erakondliku tegevusega. Meil ei ole erakondliku tegevus. On kogukonna arvamus, mis on esitatud volikogule, me peame kujundama seisukoha. Kus on kirjad, me peame kujundama seisukoha? Jaa, sest nad on ise palunud seda. Nii, iga kirja peale, mis meile palutakse hakka tegelema? No sa võid sa ise ütlesid, et sa ei võta osa. Mina panen ettepaneku, et seda toetada, sellepärast, et siin on väga mitmeid punkte sees, mis otseselt võivad ohustada väga suure osa inimeste elukeskkonda ja ka tervist.
kus kohas on kirjas, et see on täis tööaeg ja minul ei ole aeg. See ei puutu asjasse. Lugupeetud revisjonikomisjoni rahvas, olen natuke hämming, et meie suur juht ja liider ei ole viitsinud Pärnu linna põhimäärust sirvida. Vastasel juhul teaks ta, et mitte ükski homne päevakorrapunkt ei kuulu revisjonikomisjoni pädevuste hulka. Seega minu ettepanek on Pärnu inimeste raha revisjonikomisjoni liikmetel ning Merikes aega kokku hoida ja homme komisjon ära jätta. See ei puutu asjasse, ma vastasin sulle. See ei puutu praegu asjasse. Sa tulid mulle sõnu suhu ei, tahtama, mina olen öelnud, et ma ei taha osaleda. Ma tegin ettepaneku panna see hääletusele. Kus kohas on kirjas, ma ütlesin, ma ei võta osa. Palun ära sega, et ma teen ettepaneku siin volikogus komisjonist välja arvata, kuna sa segad vahele. Ja teengi selle ettepaneku, sa segad vahele. Loomulikult tee. Nii, ma panen ettepaneku, et hääletada siis. Et kes on selle poolt, et me toetame kogukonna muret ja vaadata üle siis see arvamuse andmine, et praegu see seisuga tuleb volikokku, et see üle vaadata ja oma hinnangut korrigeerida. Kellel? Pärnu linnavalitsusel, kellega me saame siin suunata. On sul nende oma olemused arvamus? Ei, minu ettepanek on, kas me võtame seisukoha, kas me toetame nende ettepanekut või mitte. Vaata, kas see planeering on juba vastu võetud, ei ole? See on esimene. Me anname arvamuse ja nad tuleb volikokku, ei rohkem ei tule. See on ainult eriplaneering. Selle on koostanud ju Pärnu linn. See on Pärnu linnavalitsus, jah. Ja meie anname nüüd hinnangu ja toetame kohaliku märgukirja. Tema soovitust, jah. Kõikides osades. Seda küll, jah, nad tõid välja päris mitu asja. Ära võta, ma tunnistan. Sa lased talle selle kokku jooksutada, ära lase kokku jooksutada. Kõikides osades olete teie praegu kokku läheb hääletuseks? Jaa. Palun ära protokollida, kõikides osades, mina ei hääleta. Ma tõin välja 4 põhipunkti. Nii, paneme siis hääletusele või? Panen, et meie seisukoht on, kas me toetame siis seda kogukonna muret, et antud juhul see kaitsetööstuse üldplaneeringule arvamuse andmine peaks olema rohkem läbi vaadatud ja lükata see edasi. Et ettepanek on selline. Ise ka aru sai, mis tahab praegu. Priit sai aru. Sõnastaks seda kuidagi. Okei, sõnastame siis teist. Teen ettepaneku toeta kogukonna muret ja vaadata üle see arvamuse andmine ja oma hinnangut korrigeerida. Seda siis võttes jah, et algselt, et linnavalitsus korrigeeriks oma arvamust vastavalt kogukonna poolt esitatud märgukirjale. Seepärast, et kogukond saatis kirja volikogule. Mida me oleme kõik lugenud. Mina viiks selle lahku. Esimene punkt on toetame antud märgukirja. Kas me toetame antud märgukirja? Just. Väga konkreetne oli. Kes on poolt? 2 on poolt. Kes on vastu? Kes on erapooletu? Oravaluuline. Ei osale. Ja teine punkt, et teeme ettepaneku nii nagu ka märgukirjas oli vist öeldud, et seal olid ettepanekud, et punkt 1, me muidugi juba toetasime, et nendel oli punktid, olid võtta aega otsuse tegemiseks, arvestades selle pikaajalist mõju keskkonnale ja inimestele, algatada detailse lahenduse koostamine, punkt 2, ja punkt järgmine, et kaasata sõltumatud müra, õhusaaste, kemikaalide, looduskaitse, veesaaste, rohevõrgustiku eksperte siis nende selle nii-öelda ülevaatamiseks. Kas me peame seda hääletama? Mina sõnastaksin ta kuidagi niimoodi, et viia läbi siis nii-öelda ettepanekud antud selle MTÜ ettepanekus toodud tegevused ja vastavalt korrigeerida siis seda planeeringut. Kaela, palun võtta uuesti viia läbi. Viia läbi siis lõpus on läbi. Mis oli MTÜ Päraküla seltsi ettepanekus toodud tegevused, need on need, mis nad 1, 2 ja 3 olid või? Kus sa need ette lugesid? See kõige lõpus seal. Vaata, nende ettepanekud on kõige lõpus. Ei. Lisaks. Vaata, kõige lõpus on 4 punkti. Siin. Algatada detailne lahenduste koostamine,
algatada Natura 2000 täiemahuline hindamine ja kaasata sõltumatuid müra, õhusaaste, kemikaalide, looduskaitse, veesaaste, Natura rohevõrgustike ja muid vajalikke eksperte. Et me siis toetame nende asjad. Just. Nüüd viime sellega hääletame läbi. See on selles seal ka kirjas. Okei. Kas me toetame siis seda? Toetame. Selge. See on poolt. Mul lihtsalt tekib vahepeal see, kus on nagu, mis nagu seadus edasi ütleb, et nii, te toetasite, mis edasi saab? Kus läheb? See on meie seisukoht, revisjoni komisjon on kujundanud seisukoha ja selle me saame anda linnavalitsusele, et meie... Linnavalitsusele, avalikkusele, volikokku, mida iganes, kus me selle kasutame, sellele samale MTÜ-le ja nii edasi, meie kujundasime oma seisukoha. Sellele MTÜ-le ma vastan, nad tahtsid meie seisukoht. Just. Ja sellest tegelikult... Nii, kes on, kas erapooletu ka keegi on? Ei ole? Vastu ka ei ole. Selge, vastu ka ei olnud. Nii, kas läheks punktiga? Saate aru, miks ma ütlen, et see on mõttetu raha raiskamine praegu vaja raiskamine. Sellest ei juhtu ju mitte midagi. See on meie seisukoha kujundamine. See on 3 inimese seisukoht. Me peame inimeste... Kas sa alahindad Pärnu linna revisjoni komisjoni otsuse? Antud hetkel sellest teemast küll, jah. Nii, võtame järgmine pealkiri, punkt 3 pealkiri. Võtame järgmise punkti. Karmne punkt on küll mõnda aega tagasi mulle juba saadetus märtsikuus. Ma usun, te lugesite ka läbi neid punkte, neid paberid oli palju seal. Pärnu linna planeerimisosakonna arhitektide ja hariduslik pädevus. Ta viitas seal mitmele asjaolule, ta viitas planeerimisosakonna juhataja tegevusele. Olen kõigepealt selgita, kes see Oove on, mina ei saanud mingit infot. Ma panin kuskile otsingusse, ta on pikaaegne kinnisvaramaakler ja kinnisvaramaakler firma omanik. Et on ütleme, tal on kinnisvara, jah. Mul on ettepanek jääda teemasse ja rääkida ikkagi vastava ameti nii-öelda ametnike pädevus. Ja jälle mitte minna kuskile kõrvale. Teema on tõstatatud ühe mehe poolt. Miks tõstatas? Ei, aga selle Oove poolt on tõstatatud. Kes ta vanaema nimi on? Mis ta suveti puhkab? Need on täiesti mitte teemas olevad küsimused. Ei ole ju, saad aru, kui sul Ants Tartus Karulin, palun mitte... Kui Ants Tartus kirjutab sulle kirja ja ütleb, et kuule, et võta sinna komisjoni käsile, sa võtad kohe. Palun ära sega nüüd. Ma tahaks teada, kõik inimesed pädevad. No nii palju ma ütlen, aga sa oled ju, sul oli võimalus tutvuda sellega... Pole infot selle mehe kohta muu. Ta on, ma suhtlesin taga ja tema viitas seadusele ja ameti, ma suhtlesin otse talle. Selleks ei pea mingit pädevust olema selleks, et öelda, et inimesel ei ole vastavat haridust. Ja ta viitas mitmele... Seda võib öelda ka morse keeles Tuvi tänava nurgal ja meie asi on kontrollida ja kui ei vasta, siis me tegeleme selle. Täna on selge, et ei vasta. Ma tean seda aastat juba 10-20 kaua ta siin töötanud on. Vahepeal ei olnud ühtegi osakonna või tähendab üle poole osakonna juhatajatel puudub pädev ja vastav haridus. No erialane siis. Kõrgharidus siis. Jaa, näiteks, ütleme näiteks, nii. Ja põhiline on see... Või see üldse puudub? Ka praktiline üldse kõrgharidus. Põhiline probleem, jääme selle teema juurde. Põhiprobleem on, et... Ma viimast koosseisu läbi vaadanud, aga ma mõtlen ka, jääme teemasse. Jääme teemasse. Et seda tõi välja mitu, ta või planeerimisosakonna juhataja ja planeerimisosakonna siis... Kirjas on küll planeerimisarhitektuuriteenistuses töötavad arhitektil, kellel oli temal kokkupuude ja kellel oli täiesti nii-öelda väga raske ütleme pädevus küsimus, nagu ta ise tõi seal välja. Ja. Minu ettepanek on hääletada järgmist teemat, et küsida siis vastava ametnike nii-öelda pädevustunnistusi. No jah, seal on... Kas nad vastavad või miks sellised inimesed ja võib-olla linnavalitsus seisukohta ka juurde? Linnavalitsus vastas talle, ütles, et nad lähimal ajal viivad selle vastavusse. Aga kas meil see vastus on olemas kuskil? See vastus on juunis. Kas meil on ta olemas kuskil, me saaksime vaadata, mis talle vastati täpsemalt? Meie ei saa ju kontrollida eraisiku kirja, me saame kontrollida ju linnavalitsuse kirja, mis on vastatud. Jaa, aga meie peame kujundama seisukoha. Me peame kujundama seisukoha, sellepärast, et tema on toonud välja probleemi, et ei vasta. Linna vastanud. Kas seal on ametike nimed ja haridus ka juures? Ja ikka, keskharidus. Kas me oleme sellega siis, kas meie seisukoht on, et viia vastavusse või mitte? Ettepanek siis viia vastavusse... Ametijuhendi ja kehtivate seadustega. Kas me seadus nõuab arhitektil ikkagi vastavalt erialast haridust?
või siis leida pädevad nii-öelda isikud vastavad ametisse. No näiteks. Kuidas on võimalik nõuke... No ei, neid on probleem. Praegu üks inimesi, Aleksander Saak, kes seal on ära toodud, näitab, et on arhitekt, järelikult tal peab olema ju kõrgharidus. Ei, tal ei ole, ta on keskharidus. Nüüd on küsimus, kas me teame seda kindlasti? Ei, linnavalitsus väitis, et tal on keskharidus. Ma tahtsin näha seda kirja, miks seda ei ole dokumentid head? No ma suhtlesin nende inimestega. Aleksandriga helistasid. Ei, no seal on ka... On jah, keskharidus, nad eriala, valdkond, projekteerim tingimused. Seal oli see, tal võib olla ka hästi teab kutsekas probleemid, ei ma ei oska öelda. No võt. See võib täitsa toimida, kui ta on kutseharidus. See ei puutu nagu asja. No puutub ju, kui tal on tegelikult on olemas, ta on näed. Valdkond, projekteerib tingimuse, eriala, haridustase, keskharidus. Valdkond on see, millest ta praegu töötab. See ei ole haridusega seotud. Okei, aga meie seisukoht, meie ettepanek on siis viia vastavusse nii-öelda ametijuhendiga ja leida pädevad isikud. Seoses olukorraga, et linn on kaotanud saanud mitmeid kaotusi kohtutes just planeerimisosakonna nõrga pädevuse tõttu. Kes on selle poolt? Ma küsin nüüd, mida viia vastavusse ja leida pädevat tööd, kas see kohtu asi on ka mida teha? No see on selgitus, seda ei pea juurde panema. Sellepärast, et siin on mitu kohtu asja just seotud, kus planeerimisosakonna järelevalve osakonna juhataja vist ütles, et ta on Eesti kõrgem, riigikohtust vist isegi kõrgem pidas ennast kirjas veel. Okei, nii, jõudsin järgi. Tõesti, ametijuhend ütleb sellele Aleksandrile erialane kõrgharidus, magister või sellega võrdsustatud haridus. Tõepoolest, seadust on rikutud. Hakkame otsast peale, olen nõust, kuna tal näitab, et on keskharidus. Kas praegu oli küsimus, kas sa oled vastu? Ei, mille vastu? Kas meil oli ettepanek viia vastavusse? Viia vastavusse, pole meie asi vastavusse viia kõvalt, me peame kohal kutsuma inimesi küsima, miks see nii on. Kas sa oled erapooletu? Me ei saa olla erapooletu, me peame hakkama menetlema. Kas sa jätad hääletamata? Selge. Ei, me ei pea menetlema, me teemegi linnavalitsus, kuna nad on võtnud mitte pädevad isikud ametis, siis me tegimegi ettepaneku viia vastavusse. Vastavusse, nii nagu linnavalitsus ka seda ise. Me ei hakka seda menetlema, sest see on ilmselge, nagu mida seal menetlema. Ettepanek viia vastavusse ja leida pädevad inimesed. Mis asi? Mis asi? Planeerimisosakonna arhitektide hariduslik pädevus. Viia vastavusse ja leida... Osakonna juhataja ka ikka või? Oota, ma vaatan selle osakonna juhatajale, seda kirjas otseselt ei ole, ta viitas, et osakonna juhatajal vist on mingi sootehniku haridus. No ma seda mõtlen. On või? Ta viitas, et mingisugune põhiharidus, et need on mingid koolid. Okei, ma seda, sellel ta kirjas ei viitas, ma ei saa. Aga siin ongi ainult sellest Aleksander Saagist on räägitud. Seda ma tean ka ise kuskil. Ainult sellest Aleksander Saagist ongi räägitud. No seda kirjas on küll tema. Ma nagu suhtlesin taga selles mõttes. Et meil on ka ainult üks inimene, kellel on praegu otsus. No jah, see on otseselt nagu üks inimene, aga ta viitas ka seal mitmele inimesele, kellega ta on suhelnud. Siin kirjas on praegu ainult üks. Okei, selge. Siis me rohkem ei. Kas me oleme selle lõpetanud? Läheks edasi järgmise punktiga. Nii. Mul ikkagi ettepanek laiendada antud teema, kuna meil on... Linnakorralduse magister. Linnakorralduse magister? Veel mõnda aega tagasi ta ei olnud. Kas ta on siis... Linnakorraldus tähendab, ma ei tea, bussiliiklust ja mida kõike veel, aga mitte mingil juhul linnaplaneerimist ega vastavat arhitekti ega muud pädevust. No see on samamoodi nagu linnasekretäril me küsisime, aga ta... Nii, minu ettepanek on laiendada teemat ja kogu Pärnu linnavalitsuse personal viia vastavusse, teha teine ettepanek. Teeme nii. Ja me ei hakka siin arutama, kas nüüd koppel on või ei ole, et piinlik on see, et kui tuli välja, et nüüd teatud isikud ei vasta, et siis see võib olla ka nagu laiem probleem, siis teeks järgmise ettepaneku vaadata üle kogu linnavalitsuse koosseis ja viia personal vastavusse ametijuhend. Sellega ma olen nõus. See on teine punkt. See on teine punkt, paneme teine punkt. Et kõigepealt meil oli... Kogu natuke palju ei ole korraga? Ei. Võtaks osakonna kaudu? Meil on kontrolli üles kogu linnavalitsust. Kas siis ka alla... Enne saab, ma ei tea, väike loojub puugel kaugel. Ei, linn viib, ega meie ainult ettepanek. Vaadata üle kogu linnavalitsuse koosseis ja viia vastavusse ametijuhendiga. No paneme siis juba allasutused ka. Viia koosseis vastavusse, koosseisu pädevus ja ametijuhenditega. Ametijuhenditega ja siis linnavalitsuse ja linna allasutuste võiks ka lisada.
järjest paremaks läheb. See puudutab ka meie kontrolliülesannet, kus on see sees. Nii, panime hääletusel, kõik olid poolt. Mina isegi poolt näed sellele. Kes on poolt? Kui on mõistlik asi, loomulikult poolt. 2 punkti, see muidugi on sama asi, mis on see punkt, aga see laiendab lihtsalt kõiki. Et me olime praegu poolt, siis... Aga ma tahaks ikkagi linna vastut näha, et miks see niimoodi on vaata. Aga järgmiseks korraks äkki... Koosseis ja viia vastavusse ametijuhendiga ja siis veel lisaks linnavalitsuse allasutused. Ei. Viia pädevused. Pärnu linna ja linna allasutuste ametijuhendid. Ütle see lause ära, ma pärast kirjutan. Pärnu linnavalitsuse ja linna allasutuste töötajate personali pädevused viia vastavusse ametijuhendiga. Pädevus ei ole see haridus. Ta ikkagi on. 2 eri asja. Pädevust sa ei saa mõõta, haridust saad mõõta paberi järgi. Me ei saa käskida pädevust viia Google tasemele, kui me ei saa seda kuidagi mõõta. Me saame öelda, et kui on nõutud on magister ja meil on keskharidus, siis see inimene tuleb lahti lasta, sellepärast, et meil on vaja magistriga inimest. Pädevus on see, et ta on sellest. See on haridus, see ei ole pädevus. Haridus tõendabki tema pädevust sellel ametil. Põhimõtteliselt, et... Pädevus ei tõenda haridust. Linnavalitsuse ja linna allasutuste personali ametijuhendid viia nende isikute haridustasemega vastavus. Selline sobib. Oot, siis nad hakkavad tõmbama alla... No sa ei saa, vaata keskhariduse pealt magistrini sa ei hüppa, see pole võimalik, sul on vaja see nad hakkavad ametijuhendist pädevusi kraapima või seda nõudeid maha ja viivadki vastavusse personaliga. Nad võivad seda teha, aga see on meie praegu... Minu ettepanek on ikkagi viia vastavusse ametijuhenditega. Ja leida pädevad isikud nagu. Pädev ongi see, et Romek ütleb, see on väga pädev inimene. Millega ta tõestab, et ta on pädev? Mitte millegi, pädevust sa tõestada. Saab ikka. Kutsetunnistuse ja asjadega saadki. Haridus ongi pädev. Haridus tõendava tunnistuse tõestab. Teie tõlgendus sõnast pädevus, aga pädevust ei ole see. See on jälle... Olen kutsenõukogudes komisjonides olnud. Kõik hindamine käib ainult dokument. Kui pädevus läheb sisse, siis ma ei ole nõus. Pädevust mina ei saa sellega ma nõus olen. Ma olen haridustasemega. Mis sõna? Haridustasemega, eks siis paber on ette näidata, ma olen magister sellel erialal. Et ametijuhendis nõutud haridustasemega. Haridustase võib ka olla see, et sa oled näiteks sootehniku magister ja oled näiteks... Meil on osakonna juhil on helgelt kirjas erialane kõrgharidus, sulgudes magister või sellega võrdsustatud haridus või vastav erialane kvalifikatsioon. Need on väga konkreetsed asjad, mida saab paberitega tõestada. Pädevust sa ei saa tõestada. Ehk siis need tuleb viia... Ja planeeringu osakonna juhataja tööle vastav... No erialane kõrgharidus on siin kirjas. Mis on siis erialane? Millist ülikool annab planeeringu... No aga siis viia tööjuhendid viia vastavusse erialaliste nõuetega. Haridustase tuleb kordi ametijuhendiga kokku panna. Ja, aga haridustase on ainult magister on haridustase, mitte erialaline haridus. No siis on erialane haridustase viia kokku. Paneme erialane haridustase, oleme nõus siis sellega. Siis jääb pädevus. Seda saab tõestada paberiga. Okei. Nii. Sellega on kõik nõus? Jah. Erialane, mitte pädevused, erialane haridustase viia kooskõlla ametijuhenditega. Pärnu linna ja linnavalitsuse... Nii, mis veel järgmine teema on? Ta võite naerda, aga sel hetkel, kui keegi läheb sinna pulti peal volikokku ja ütleb sõna pädev, saab nii sõna nägu ja kui ma naeruvalvan. Nii ma ütlen seda, sellepärast, et see on levinud sõna. Jah. Asjatundlik, kompetentne, võimkondlik. Võimkondlik, noh. Tõesta nüüd. No vähemalt ametikirjades kasutatakse väga palju sõna pädev. Nüüd näita mulle. Okei, läks see sõnastus, lähme edasi. Leidsime õige sõnastus. Nii, läheks edasi. Nüüd see on siis Riigikoht. Ja nüüd on see tuulepark. Tuugenipark, jah, mis tuleb ka, kuna elanikud... Ma suhtlesin küll ainult ühe elanikuga, aga ta saatis ka kirja, ta saatis volikogule kaks selle tähtega või? Jah. Kas selle kirja nagu seda allkirjade suuremat versiooni saab näha, et ma näeksin? Ta ei taha, paljud olid seal sellised, kes neid oli veel rohkem, kokku on allkirjasid üle 1300. Reede õhtuse seisuga oli 1317. Siin paberi peal? Ei, see paberi peal on see MTÜ. Ma tahaks seda paberi peal näha neid, kes need nimed on?
no aga sa võid ju küsitleda, sa võid sealt lugeda, seal on kõik mida ma loen siin näitavale, loe välja mulle palun. No seal on ju nimed olemas. No loe välja. Aga ei kirjuta talle siis, sa saad tema käest ju kätte. Sina oled meil esimees, loe välja. Sina ütlesid, et sa ei taha kaasa lüüa, sa saad nüüd võimaluse kirjutada talle. Töö kaasa. Aga meil on vist teine ettepanek, kas me toetame siis? Kas me toetame, seepärast, et tegelikult see on kogukonnale väga oluline. Ma tahaks öelda, et üle 1300 allkirja oli reede õhtuse seisuga. See oli küll suusõnaliselt, kui ma rääkisin taga. Ja põhimõtteliselt seal küll meie seisukoht on nüüd see, et kas me toetame nende ettepanekut. Nende ettepanek on see küll, nad on täiesti vastu sellele. Alustuseks jällegi, mis asi on seltsing elurikas põlendmaa? Ma seda ei oska. Mina oskan, panin Google'isse ainukene asi, mis välja tuli, oli see, et keegi Lemps Pärnulane on Facebookis korraks maininud sükst asja, kõik, sükst asja pole olemas. No, me peame arvestama. Ei, teda pole olemas. Samal ajal on meil kõrval on olemas. Seltsingud ei peagi olema. Samal ajal meil on kõrval olemas MTÜ Põlendmaa külaselts, kes võttis selle poolt. Aga meil oli linna võimu juures üks seltsing. Kus ta on registreeritud näiteks? Ma ei tea, mis seltsingus räägib praegu. Ei, seltsingul ei ole näiteks... Kes meil oli? Karolin ju kuulus sinna nimekirja. Millise mõtled? Valimisliitu. Nii. See on ka seltsing. Võimalik. Kus ta kirjas on? Ta peab kirjas on, võiks mingi märk maas olla. Ei, see on sinu hinnang. Me ei hinda sinu hinnanguid praegu siin. Kui ei ole või seda seltsingut seltsing ongi loodud selle eesmärgiga, et tegeleda ja meie tegeleme nüüd sellega, et kas me toetame nende ettepanekut või mitte. Ja jällegi, mitte seda, et kas sina näed seltsingut või näe. Küsin kõrvalt, kumb on tähtsam, enne me just rääkisime, et mingisugune Päraküla selts MTÜ. Need ei ole mingisugused, siin on üle 1300. Tähtsad on need probleemid, mis on, oleme ju läbi lugenud. Meil on küla seltsi MTÜ, on 12. märts 2025 otsustada, et see on väga okei asi. Ja siis tuleb mingi suvaline seltsing, kelle tagavõhja me ei tea. Ja ütleme, et see ei ole okei. Kumb on tähtsam, kas ametlik MTÜ, kohalik või seltsing, mille asukohta me ei tea. Ei hakka hindama seda. See, et tal on nime järgi on Põlendmaa. See ei tähenda, et see on Põlendmaa inimesed. Need on allkirjad all. Kuno Erkmann, kes on Paikuse osavalla kunagine pika vallajuht, ütles, et selles ümbruskonnas ei olegi nii palju inimesi. 6200 allkirja tuli. Siin on kirja lõpuks jääb Pärnu linn ka sees. Ei, 10 kilomeetrit. Pärnu linn ka siis sees. Jaa, Pärnu linn jääb ka siis. Siis on Narva ka sees. Ei, no Narva ei olegi. On esimene 10 kilti, järgmised mõjualad tulevad ka. Kilomeeter 5 või midagi siukest, 10 oli kõige viimane, mida mõõdati. Nii, kus läheb sealt 10 kilti, kus lõpeb? Oligi läbi Võsa, läbi Rabade ja Kuno ütles, selle 10 kilomeetri sees ei ole 1000 inimest. Ja seal on, nad on ise kirjutanud, et 95% 10 kilomeetri raadiuses olevates inimestest on selle vastu. Nad on kirjutanud. Tõestagu, kuidas? Ei, no see on, meie ei pea tõestama, meie peame seisukoha. Nendel on allkirjad käes. Inimesed on allkirjastanud petitsiooni. Jaa, aga kus need inimesed pärit on? No see, siin on ju öeldud, et selles piirkonnas... kirjas olla, ma võin sulle kirjutada ka praegu 99 see nendest elanikest, kes seal läheb. Sa ei saa uskuda, kuradi ma lambi mingi kuradi kirja, kus pole isegi kuradi ma korralikku seda MTÜ-dega mida fakt on see, läheks sisu juurde, et kas me toetame nende algatust, seepärast, et tänase seisuga loe need ettepanek äkki ette, mis ettepanek oli need? Seoses keskkonnamõjude hinda, mõtlen selle ainult see lõpuosa, muidu läheb see jälle, ta tõi see punktid ära, ma usun, te lugesite läbi, meil on 11 punkti, et meie petitsioonile alla kirjutatud tunneme, et ei olnud tuulikute arendusplaanidest piisavalt teadlikult või pole siiani sellest üldse midagi lugenud. Kahjuks oleme ka puudulikult kaasatatud ja informeeritud, neid ei ole nagu kaasatud protsessi. On palju inimesi, kes alles hiljuti on lõpetanud oma unistuste kodu ehitamise, esivanemate kodu taastamise, neil on mure oma elukeskkonna ja keskkonna pärast, kuhu kõrvale siis see park rajatakse. Seoses keskkonnamõjude hindamise puudulikkuse ja eelnevalt välja toodud põhjendustega soovime tuulikuparkide arendused, sulgudes Põlendmaa tuulikupark, Pärnu linnas Paikuse osavallas katkestada ja lõpetada. Lugupidamisega. See ei vist järgi. See oli see sama. See pole oluline, aga see lõpp on, et see... Seoses, no sa mõtled, et nüüd sõnastad uuesti. See just lõpp ainult, mis siin nüüd oli? See kõige viimane lõik. Soovime tuuleparkide arendused Põlendmaa tulepark Pärnu linnas Paikuse osavallas katkestada lõpetada. Mina teeks veel laiema ettepaneku. Revisjonikomisjon
teeb ettepaneku lõpetada tuuleparkide arendused Pärnu linnas. Teeks siis teeks 2, et me lähtuma praegu seal nende ettepanekust, võime 2 otsust teha. Ma loen seda pealkirja, mis meil täna päevakorrapunkt on. Seljametsa elektrituulikute pargi eriplaneering, kogukonna liikmete eriarvamused. Ja siis tuleb mingi sulgusõnne. Ja samal ajal, kui ma ütlen, et aga meil on olemas MTÜ Põlendmaa külaselts, siis seda nagu ei arvestata, et see on ka eriarvamus. Ei no, jaa, nemad ei ole taotlenud ka arvamust. Ei, aga pealkiri loen sul uuesti või? Seljametsa elektrituulikute pargi eriplaneering, kogukonna liikmete eriarvamused. Meil on MTÜ, kes on sisse ennast registreerinud Põlendmaale, kes on tõestanud, nad on kogukond kohalik ja neid me ei arvesta. Jaa, aga meil on 1300 allkirja. Väidetavad kohalikud. Üks on MTÜ, mis me ei tea selle tausta ja teine on see, kes on saanud 1300 allkirja. Kuidas me ei tea selle tausta? Meil ei ole selle teise ettepanekut ju meil ei ole. Aga see on linna dokument, see Pärnu linna dokument. Ja, aga miks sa seda siis meil komisjoni... No sa oleks pidanud selle eriarvamuse, sa ei tahtnud üldse, et me... Ma võtsin selle komisjoni dokumenti. Minu ettepanek on kõigepealt punkt 1. Loen nüüd ette, mida sa... Selle asja nimi on, oota ma kohe ütlen, siis on pealkiri on tal... See tuleb... Pärnu linna tuuleenergeetika eriplaneeringu kehtestamine, see sama see... Nii, aga sa kuulsid, mis ettepaneku me tegime? Lõpetada igasugused tuugen ja tuuleparkide arendamine Pärnu linnas. Kas sa kuulsid, et see on meie ettepanek? See on meie ettepanek. Meil on 2... No ma just tegin ettepaneku panna hääletamisele. No meil on 2 asja. Üks on see, mis puudutab nüüd seda kirja. Sinna on tulnud 2 kirja, me peame nendele reageerima, sellepärast, et nemad soovivad seda. Kui me tahame. Üks, et toetame nende muret ja... Punkt 1, kas me toetame siis Põlendmaa, mis iganes see selts oli, esindajate kogutud allkirja petitsiooni või mitte? Mis ma siin ette lugesin, et seoses keskkonnamõjude hindamise puudulikkuse eelnevalt välja toodud põhjendustega soovime tuulikuparkide arendused Pärnu linnas paikuse osavalles katkestada ja lõpetada. Kes on selle poolt? 2 on poolt. Kes on vastu? Palun protokollida, see ei ole revisjoni komisjoni pädevus. Kes on erapooletu? Miks sõna pädevus? Meil on praegu hääletus. Kes on erapooletu? Ehk siis palun kirjutada, et Olav Karulin ei osalenud hääletus. Olav Karulin palus protokollida, et see ei ole revisjoni komisjoni töökohustuste hulgas. Jah, see on meie... kohustus inimeste arvamuse poolt, vastu ja erapooletu. 1300 esimesi pannud sellist küsimust. Meil oli hoopis teine teema. Teine, kui oli ettepanek, et üldse lõpetada kõik Pärnu linna territooriumil tuuleparkide arendused, katkestada ja lõpetada. Siin on ainult Seljametsa elektrituulikud. 2 on poolt. On meil koosoleku nagu... Kes on vastu? Me tahame tööd teha. See ei ole töö tegemine. Kes on erapooletu? Seljametsa elektrituulikute pargi eriplaneering. Seljametsa, mitte kogu Pärnu maa. Võib ka sinna kirjutatud Olav Karulin. Segas vahele ei soovi. Ei tegele praegu kontrolliga, vaid revisjoni komisjon kujundas välja arvamuse. Et anda linnavalitsusele selge signaal. Me ei toeta. Okei, küsimus 3. punkti kohta. Me tegelisime kontrolliga. Kontrollisime, kas mehel on kõrgharidus. Ei olnud. On jama, enne. Tegelesime kontrolliga. Andsime ülesande. Tuleb korda teha. Ei, me ei pea igal küsimusel täpselt samamoodi reageerima. Küsimus, meil on kontrolli ülesande. Hetkel me tegeleme oma... Kontrolli ülesandes on ka, et meie eesmärk on kontrolli eesmärk Pärnu linna maine kaitsmine. See on otseselt Pärnu linnas ja spordikeskuse korraldama kontrolli ülesandes. Pärnu linna maine muudutab ka, see on laiem, siin on Pärnu linna maine. Me laiendasime kogu linna peale kontrolli. See ongi see sama asi. Kui elanikud koguvad 1300 allkirja, see on meie asi. Ja kui elanikud koguvad 1300 allkirja üle Eesti, siis see on lihtsalt väga kehv kogumine. Meie oleme rahva esindajad. Me oleme ainuke kontrollorgan. Me peame reageerima oma seisukoha kujundama inimeste. Võtame järgmise teema. Karolin ütles oma seisukoha. Selge. Meil on see algus peale selge enne tööplaan. Ma lisasin eilse, et oli hästi palju eri arvamusi seal, ma lugesin. Mis asi? No sa kirjutasid, et umbes, et mitte kokku tulla ja nii edasi. Pane järgmine. Edasi on nüüd tööplaan, et küsimus oli nüüd selles, et miks ma täna tegin, Irina pidi ka tulema, aga Irina ei tahtnud tulla või ma ei tea, ühesõnaga ta ütles, et ta on lähetusel
ja siis ma kirjutasin, mis need muud ajad sobivad, näiteks järgmine kolmapäev, ülejärgmine, siis ta ütles, et järgmine kolmapäev sobib. Kas me järgmine kolmapäev teeme koosolekut, saada Irinaga kokku või küsin mingid muud ajad? Mille pärast? Ta kontrollülesande raames, meil vist eelmine kord me isegi kokku saime, me ütlesime, et meil peaksime veel kokku saama ju abilinnapeaga. Ja mida sa küsite ma käest? Seda spordikeskuse... Ja aga samal ajal, kui meil oli, tahtsime laiendada seda, et me saaksime rohkem... No sa ju ise ei tahtnud, sa pidid ju ise küsida. Mina ei tahtnud, kurat, ma andsin sulle kõik selgelt punaselt ette ära, mida kuradi ma targad inimesed... Sa saatsid mingit igasugune imemuna ja mis sa mulle kirjutasid? Muna sa võid niikuinii imada, no see on kõige väiksem asi selle... Olav, sa oled komisjoni liige, sa ei saa ropendada. Sa pead jääma korrektseks. Kuid sa pilte ma pole kordagi ropendanud. No. Imemuna on täpselt sama palju ropendanud, kui sina väidad mulle, et kuradi ma see kivi ajal oli Pärnu, nimi oli Pärnu. Teeme järgmise koosoleku, mina olen poolt. Et ma siis kutsun Irina nädala aja pärast. Ta ei tule nii, kui nii on rahu. Ei, ta päragu kirjutas, et ta pidi tulema. Aga see oli muidugi lause... Mida sa küsid ta käest? Kõik neid samu küsimusi. Samu küsimusi sisuliselt, sellepärast, et tema oli ju selle koosoleku kokkukutsuja. Meil olid 3 inimest, kes ütles, et abilinnapea käis kohal, käis osakonna juhataja. Aga me ei tea endiselt, kuhu see raha läheb. Palka tõstet või hinda tõstet ja kuhu see raha on. See pidi sinu osa olema. Kuradi minu osa, sina oled juht meil. Sina korraldad meid. No aga teeme siis, meil oli see... Me ei saa küsida, meil ei ole kontrolli ülesannet. Siima pidi kontrolli ülesannet laiendama. Ma laiendasin. No see ma laiendasin ära. Ei laiendasin, sa oled tagasi. Ma saatsin uuesti ära. Ma parandasin ära. Ja see on korrastada? Jaa. Sellest ma esimest korda kuulen praegu. No aga mina ei hakanud... Sa oled kuulnud midagi? No ma suhtlesin, sina astusid listist välja. Ei pea, no... Mis on siis üldse? Ma ei hakanud... No, aga kas sa oled kindel, et see, mida sinna panima... saatis mind igal poole imemuna ja ma hakanud seal küsima, et kõik allkirjastavad, sest põhimäärusi ei näe ette, et kõik peavad allkirjastama. See oli parandus, ma tegin ära, mis me otsustasime... Me pole lugenud seda ju. Sama on kõik, ainult kuupäev. Sama on kõik, nagu meil sellega oli, sama on kõik, on ju. No vaata üle, noh. Nüüd see on juba aprillis. Vaata kella, kui me oleme laial, meil on aega nii palju. Minul on. Kuidas me mingi parkimisega ka tegeleme? No, võime päevakorda panna. Volinike töö on takistatud. Valitsus takistab volinikel tegemast tööd. Ma olen selle, kusjuures ma tegin Irinal ammu juba, et riigimajad, linnavalitsus, siis on see kuradi riigimajas, kus see Sotsamet ja et igal pool selliste majade perearstikeskus on, et võiks olla samamoodi nagu kolledžis on see kuradi aparaat, vaata tooksid numbri sisse 3 tundi on. Täiesti okei, võtta. Kuule, aga siis teeks nii, et järgmine kord, kui Riinaga, siis panen ühe päevakorrapunkti see, et hinnangu andmine kehtivale parkimiskorrale ja töö võimalikult... Aga me ei saa lihtsalt ettepanekut teha? Praegu me ei jõua enam, sest majanduskomisjon on toimunud. Ma saan viidata sellele... Ei, praegu otsust teha. Et teen praegu. Et revisjonikomisjon tuvastas, pane kirja, kui ta tuleb, et siis teeme see revisjonikomisjon tuvastas, et tänane parkimiskorraga on takistatud linnavolinike töö. Et kehtiva parkimiskorraga on takistatud volinike ja revisjoni töö. Ja töö. Ja ettepanek on siis volikogu liikmed vabastada parkimistasust. Täpselt. Kas seda meie saame teha? Ikka. Selle oli volikogu peamine. Ei, no see on meie otsus. Me oleme revisjoni liikmed. Sa oled ka ikka jätkuvalt. No, ma tean, et ma olen, aga ma võtan, et muidu käivad need ettepanekud ju läbi hoopis teistpidi, 2 lugemist. Aga me saame selle alusel minna nüüd volikokku näiteks. Volikogu liikmed vabastada... Aga mina ei arva, et see on ainult volikogu liikmetel vaja. Ma arvan, et majades peaks olema kõigile võimalik. Et kui pensionär tahab minna riigi majja, siis ta on see on teine teema. Meil praegu on otsused revisjoni teema. No pensionär ei ole koostatud siia tuleb või on või? No ikka on, nad käivad siin oma sotsiaali. Aga mingid aeg on ju tasuta. Aga meie aeg läheb üle lihtsalt. No jah, aga siin on ka, võib-olla tuled oma lapsi... Sina saad lähed tundi aega olla, aga tunni aega vist saab kontoris käida. Oleneb teemastki. Nii, et ettepanek volikogu liikmed, et me revisjonikomisjon lisab siis päevakorrapunkti number 6. Aga komisjonid lähevad alati. Okei, revisjonikomisjon... Ma olen nõus sellega, mul on iga kord läheb ainukene kuhu ma raha maksan ongi siia. Okei, aga
ma sõnastan uuesti, et revisjonikomisjon lisab päevakorda punkti number 6, mis puudutab siis parkimiskorraga seotud töö takistavaid tegureid ja ettepanek on, et volikogu liikmed vabastada parkimistasu maksmisest. Sellega nõus. Kes on poolt? 2 on poolt. Ma ei hääleta. Olav Karuliin taandub ennast. Ei taanda, ma ei hääleta. No sa ei hääleta, no selles mõttes, et ma ei taanda, ma olen laua taga, ma tahan, et oleks protokollitada, ma ei hääleta. No ma saan, et salvestis on siin praegu. Okei, kõik jah. Selge, lõpetan. Saime tunni aega tehtud, vähem tunni aega. 50 kaardi järgi. Jõudu tööle. Tänu. Tarvis, näed, saime kõik hakkama tehtud. No näed. Ei saa tunni aega. Saab küll. Võtad materjali, kõige tähtsam on tegelikult mitte materjali hulk, vaid isegi see, kuidas sõnastada otsus. Muidugi, ja lämmutaks selle lause 2 seal korralikult läbi ja siis paneks nagu lihtsalt hääletamised. Sa mõtled, et siin veel midagi muuta? Ei, ma räägin seda, vaid edasised asjad. Ei, no ma suhtlesin inimestega. Siis küsisid, et kas on ka revisjonikomisjoni arvamus, ütlesin, et me ei ole veel arutanud. Siis ma vaatasin, et me peame mingisugust seisuga kujundama, siis ma kiiruga panin niimoodi, mul tunnistan, et no need on nii olulised teema, mis puudutavad 1300 inimest. Ja see ühel inimene nuttis, see kaitse, kus on see kaitse, ma rääkisin, keegi mis ta külli, ma tean, ta kunagi ta on mu koolikaaslane olnud kunagi. Ja saad aru, tal on tema kodu kõrvale vist, siis ta nuttis seal taga, et tal on mingi no mõju tuleb pärmusse välja, see teise astmise ringid ja mis need mõjuga ka on. Hästi mürgine on see. Ja USAs on mingi 30 kilomeetri raadiuses ei tohi inimesi elada, kujutad ette. Ma ei tea, nemad on seda uurinud, saatis mulle tohutult, ma selle 10 leheküljese lugesin läbi. Ja praegu nagu ta tõi välja, et nii palju neid kaitseministeeriumi selle esimese, see oli ka muidugi 230 lehekülje. Täiesti pekkis, mis ministeeriumis tehakse. Okei. On selle siis praegu kinni. Kuidas see tegid?